Tere tulemast Meestereht testirubriiki. Täna on meil testimiseks BMW 3. seeria 330e. E siis tähistab pistikhübriidi antud auto puhul. Ja töötab ta nii, et sa vajutad gaasipedaali alla, siis tuleb sulle naeratus näkku ja siis sa võtad hoo jälle ilusti sinnamaani maha, nagu liikluseeskirjad seda ette näevad. Auto on aastast 2021, tal on all 20-tollised Veemani väljed, tegu on universaalkirjaga autoga, millel siis M-pakett. Teeme proovisõidu, vaatame 3 asja, mis auto juures meeldib, 3 asja, mis võib-olla nii väga ei meeldi ja samuti vaatame, kellele antud auto võiks sobida. Stardime siit. No nii, vaatame siis, kuidas sõites on auto. Esimene asi, mis kohe torkab silma 20 tolli velg, aga tegelikult see salong jääb endiselt täitsa vaikseks ja kuuled kerget kuma, aga ei midagi sellist häirivat. Sõidame me hetkel siis elektrirežiimis ja nagu elektrile kohane, siis see mootori osa on täiesti vaikne, nii et linnasõidus väga pull. Nüüd proovime kohe ära, ma panen ta siia sporti ja nüüd tegelikult minek tekib, aga vaadake seda heli ju, lasen korraks siin 1 sekund, et see heli ei ole üldse väga mõnus minek, aga ei löö üldse nagu salongi sisse, et kusjuures ütleme selle kombineeritud võimsuse pealt 215 kilovatti ta võiks tunduda agressiivsem, aga väga siuke välja peetud minek, aga mõnus selles suhtes, et ei kipugi kohe siin seda sporti välja lülitama, aga jõuame varsti vähe kiirema võimalusega tee peale ja proovime siis juba, kuidas ta seal ka reageerib. 3 huvitavat fakti selle auto kohta. Esiteks, tal on olemas extra boost, see tähendab lisa 40 hobujõudu, kui ta aktiveerida siit menüüst ja töötab ta nii, et sa vajutad gaasipedaali alla, siis tuleb sulle naeratus näkku ja siis sa võtad hoo jälle ilusti sinnamaani maha, nagu liikluseeskirjad seda ette näevad. Annab ta siis ajutise kiirendusvõimsuse sulle, olgu see selleks siis, et naabrist kiiremini koha pealt ära minna või möödasõitudel paremini hakkama saada, aga siuke tore lisa. Teiseks, autol on 50-50 kaalujaotus, sõltumata sellest, et tegu on suhteliselt raske autoga. Ja 3. huvitav asi antud auto juures on see, et maanteesõitudeks saab teda ka siis elektriga kasutada. 140 km tunnis on tegelikult see kiirus, milleni on võimalik siis püsivalt elektri jõul jõuda ja seda ka hoida nii, et saab siin lihtsamalt lühemad, aga maanteedistantsid ka elektri peal läbida, kui selleks soov on, aga mina jään selle extra boosti juurde hetkel. No nii, oleme maanteele jõudnud ja adaptive mode'is, kus ta siis ise reguleerib bensiinimootori ja elektrimootori seda koostööd, on väga siuke ühtlane see sõit. Suurusklassi kohta ma ütleks ka, et vaikne. Jällegi ainult rehvi müra kergelt jääb, aga ta on jälle siuke kumana kuuldav, mitte kõrva kriipiv. Ja rool on täpne, juhi koht on lihtne, väga kiirelt ära õpitav auto, ütleks, et täitsa hea oleks sellega siit otse Tartusse välja sõita, kui selleks vajadus oleks. Extra boostiga seda kiiremini saab teha ja jääme ikkagi püsivalt normaalkiiruste piiresse. Aga ei, täiesti positiivne kogemus kindlasti, jõuab punktist A punkti B ja seda saab nautida ka. Nii, aga vaatame üle ka tagaistme. Siin on suur panoraamkatus, mis natukene seda avarust juurde tekitab, kuid põlvede ruum siin tõesti liiga suur ei ole antud hetkel, kui esiiste on siis minu istumisasendi järgi paika pandud. Selle individuaalsisu puhul on siis need materjalid ja kõik ka väga
sõidukina, ta on sihuke sportlik, aga nii-öelda kvaliteetne on see tunne siin sees istudes. Ja ma arvan, et see ongi sellises suurusklassis see põhiline asi, mida taga ajada, et ega iga detaili ei pea ju näpu otsaga läbi klõbistama, kas nüüd tegu on metalli või plastikuga, aga see ruum ise on siin kena, Harman Kardoni kõlarid on kõrval, nii et ma arvan, et siin saab ka tegelikult siuksed vähe pikemad otsad kindlasti mõnusasti tehtud ja päeva lõpuks nagunii vahepeal peab enda autost välja jääma ringutama nii ehk Nii ja vaatame üle ka esiistme. Iste on hetkel minu järgi paika pandud, võib-olla seljatuge natukene saaksin mängida, alati on igas autos natuke seda õppimisruumi, aga see on juhi järgi orienteeritud kokpit siin. Sul on kätele toetusasendid on samal kõrgusel põhimõtteliselt olemas nii vasakul kui paremal, rool ilusti keskel, hästi hea nähtavus on vähemalt minul selle rooli positsiooniga ka siia ette siis spidomeetri plokki ja kogu see asi on siin vägagi juhi järgi orienteeritud, et isegi kui ei ole BMW fanatt selline hingeline, aga peab tunnistama, et iga kord, kui BMW-st proovida, siis on tegemist positiivse kogemusega just juhi vaatevinklist, nii et võiks mitte proovida. Nii aeg teha kokkuvõte siis selle BMW 330e pistikhübriidi kohta. 3 asja, mis antud auto juures alustame negatiivsest, nii väga ei meeldinud, aga need on tegelikult väiksed puudused. Esiteks natukene sportlikum võiks olla see sõidukogemus, sest arvestades tal on päris hea kiirendus, ta on selle M-paketiga päris sportlik, siis see long on üsna vaikne ja tummine. Ja seda sportlikkust nii väga edasi ta ei anna. Teine asi, mis nii väga ei meeldi, on väike tagaistuja sõitjate ruum, ehk siis see tagarida suurema mehe puhul ees ei ole väga kasutatav rohkem kui spordikoti või tõesti väikelaste jaoks. Ja kolmandaks hind, alates 60 000 on ta uuena, väiksemat sorti auto kohta ta ei ole kindlasti odav ja sinna lisandub ka riburada asju juurde, kui sa vähegi peenemaid lisasid tahad. Aga samal ajal vaatame nüüd plussid ka üle. Esiteks väga pehme üleminek selle elektri- ja bensumootori vahel, sa praktiliselt ei tunne neid vahetusi ja see on ju ainult pluss. Teine asi, väga ökonoomne on see linnasõit, eks ju, et kui sa tegelikult saad selle elektriauto kasutusmugavuse linnas kätte selle pistikhübriidi lisana ja samal ajal maanteel võid sõita praktiliselt Saksamaale välja väikeste laadimistega ja siis sul on elektriauto mugavus ja samal ajal siis ka see nii-öelda bensiini või siis sisepõlemismootori eelis, eks ole, selle läbitava distantsi näol. Ja kolmandaks, antud auto on väris siukse tummise ja mugava salongiga, et kui me nüüd selle sportlikkuse seisukohast näeme seda miinusena, siis auto üldkasutatavuse ja mugavusega seisukohast on see ainult pluss. Nii et kellele antud auto võiks sobida, ma arvan, et igale inimesele, kes siukses suurusklassis autot teatava ökonoomsuse ja samas mugavuse ja sportlikkuse suhtega taga ajab, et tasub proovida, mis endale täpselt sobib. Meie hindame seda selliseks väga positiivseks variandiks enda suurusklassis ja tõmbame siit otsad kokku, päike paistab silma, kuum suvi on tulekul, proovige autosid ja kohtume juba järgmises Meesteleht Eesti rubriigis.